Viimastel aastatel oleme aina sagedamini näinud katastroofilisi üleujutusi. 2024. aasta suvel halvas Kesk-Euroopat torm ja paduvihm, mis tõi kaasa üleujutused Saksamaal, Poolas ja Tšehhis. Hukkunuid oli kümneid. 10 000 inimesed pidid kodudest lahkuma ja kahjud ulatusid miljarditesse. Sel sügisel mattus taaskord Valencia linn Hispaanias mõne tunniga sadanud vihma alla. Autod triivisid mööda tänavaid ja keldrikorrused täitusid veega. Ka meil on see saanud tavapäraseks, et suvel sajab lühikese ajaga maha palju vihma. Tänavu juulis tabas Kuressaaret tugev sadu, mis uputas tänavad ja spaad ning sundis päästjaid inimesi evakueerima. Tartus muutis augusti alguses maha sadanud vihm tänavad jõgedeks, mis võttis autodelt kaasa isegi numbrimärgid. Tegelikult ei ole selles mitte midagi erakordset, et 1 tunniga võib maha sadada rohkem kui pool 1 kuu normist. Me peame lihtsalt valmis olema selleks, et tulevikus võib selliseid intensiivseid sadusid lihtsalt rohkem olla. Küsimus on, kuidas meie linnad selleks valmis on? Linnadesse on ikkagi viimase paarikümne aastaga on ikkagi sisuliselt kõik teed on asfalteeritud. Me kõik tahame käia ju asfaltteel. Me ei taha ju käia lihtsalt mingit porist rada mööda. Ja see tähendab seda, et vesi ei saa ju sinna ära imbuda, sinna kohta, mis on kõva kattega. Ja see tähendab seda, et vesi voolab seal peal. Ja sõltuvalt nüüd sellest, kuidas on konkreetsed kalded, voolab see vesi siis kas kokku laiali, eks ju. Tartu puhul on teadupärast kõige madalam koht on Emajõgi. Kõik vesi võiks voolata Emajõkke. Aga enamasti on niimoodi, et seal on mingid takistused ees. Ta jääb kuhugi pidama, eks ju, kus on mingi kauss sisuliselt projekteerimiste ja tänavaehituste tõttu. Näiteks 2024. aasta augusti paduvihmaga kerkis veetase Tartus Riia tänaval kohati üle meetri. Kuid sademete hulk oli 2 tunni jooksul vaid 55 millimeetrit. Aga see ongi nüüd see sama efekt, et sõltuvalt sellest, kui suure ala kohta nüüd see vesi kokku voolab, siis see 55 millimeetrit, tõepoolest, eks, et see on 5,5 sentimeetrit, et sellest saaks nüüd see meeter, peab see ala olema vastavalt kordades suurem. Et see on see sama analoogia, nagu näiteks see sama Ameerika üleujutus, kust ilmselt see ala, kust see vesi kokku voolas, oli väga suur ja mägedes on see muidugi ka väga kiiresti tuleb see vesi. Eesti asub tasasel pinnal. Meid sellised mägedest alla voolavad tulvaveed ei ohusta. Linnades tekkivates üleujutustes oleme süüdi me ise. Et me oleme väga palju mõjutanud oma keskkonna, muutnud oma keskkonda aluspindasid, et siis juba selle tõttu tegelikult see vee voolamine on oluliselt kiirem linnades. Õige ilmselt on öelda, et linnaplaneerimises seda väga ei arvestata, et nagu kogu siukest suurt linnapilti tegelikult ilmselt pole üheski Eesti linnas praegu. Arvestatakse seda nüüd nende tehnosüsteemide puhul, näiteks me ehitame maja, eks ju, ja me peame vaatama, kuhu see vesi maja ümbrusest ära voolab. Aga maja on mingi konkreetse krundi peal. Ja mis seal pärast krunti juhtub, eks ju, see ei ole selle maja omaniku probleem. Ja sagedasti need sellised projekteerimis- või planeerimisvead ongi sellega seotud, et igaüks on püüdnud oma vee ära juhtida oma krundil. Ja siis tekivad sellised kohad, kuhu teda palju kokku saab, kui on meil intensiivne sadu, ka lühiajaline intensiivne sadu. Tartu Ülikooli kliimateadlased osalevad rahvusvahelises teadusprojektis ECO, mille eesmärk on suurendada kliimamuutustega seotud kohanemisvõimet. Nad koguvad ja analüüsivad andmeid äärmuslike vihmasadude ja üleujutuste kohta Põhja-Balti regioonis. Sellest sünnivad kaardid ja prognoosid, mis ütlevad inseneridele ja linnaplaneerijatele, kui palju vett võib korraga alla sadada ja milleks tuleks valmis olla. Hästi oluline tegelikult selle projekti puhul on tõepoolest inimeste teavitamine või inimeste harimine kliimamuutustega kaasnevate üleujutuste suhtes, et kuidas sellega toime tulla, kuidas paremini linnu projekteerida. Aga hea planeerimine oleks tõepoolest sedasi, et võetakse arvesse suuremad maa-alad ja vaadatakse, kuhu tegelikult looduslikult need veed kokku voolavad, ja nagu aidatakse sellele kaasa. Teadlaste töö tulemusel saaksid linnad võimaluse ehitada torustikud, truubid ja kaitsed, mis ei toimiks ainult täna, vaid ka 2050. aasta kliimas.
ühelt poolt peab sul olema nagu see mentaalne valmisolek, et see asi võib juhtuda, aga teine asi on, et sa pead ka oma ehituslikult oma süsteemid tegema niimoodi, et need mõjud ei oleks, eks ju, inimeste varale või tervisele nii suured. Kui teadlased oskavad meile öelda, kuidas linnasid planeerida suurtele üleujutustele vastupidavaks, ei tasu ka Tallinnal lõpuks valmis saades enam Ülemiste vanakest karta.